tänases Makita tööriistakoolis me räägime ühest põnevast tööriistast, nimelt multitool või multitööriist. Kui akutrellide, akukettassaagide, akulihvmasinatega on inimesed üsna tuttavad ja need on ka väga paljude meistrimeeste töökodades olemas, siis see multitööriist on üks selline tööriist, mis mõnede jaoks on väga tuttav ja lausa asendamatu tööriist nende arsenalis, aga teiste jaoks võib olla veel natuke selline salapärane ja tundmatu tööriist, mida nad ei ole katsunud ja ei tea ka täpselt, mida sellega teha võiks. Tegelikkuses on tegu ühe väga kasuliku tööriistaga. Sellega saab teha, ma ütleks, et kõiki neid töid, mida teiste tööriistadega teha ei saa ja natuke ka neid töid, mida teiste tööriistadega teha saab. No tegelikult tööriist ise on juba päris vana, et ta on ikkagi üks üle 30 aasta olemas olnud ja erinevatel kaubamärkidel on ta tööriista valikusse aja jooksul tekkinud. Nõnda ka Makital ja Makital on tegelikult aja jooksul tekkinud neid mudeleid üsna mitu. On olemas loomulikult 18-voldistele akudele seeria, on olemas 12-voldiste aku omanikele variant. Nüüd välja on äsja tulnud päris uued mudelid, siis mudel 18-voldisele ja mudel XGT akule. XGT aku mudel ongi siis võib-olla nii-öelda kõige värskemalt ahjust tulnud, nii et need inimesed, kes on hakanud omale XGT tööriistaparki koguma, ka nendel on nüüd võimalik osta multitool, ei pea seda kasutama siis mingi teise akuga. Mis nende uute tööriistade juures on teistmoodi? No nagu ikka tööriistade arendamisel tänapäeval neid tahetakse teha kasutajale mugavaks. Võib-olla ta tööd teeb enam-vähem sarnaselt, mõned eelised on, aga kasutaja mugavus on kasvanud oluliselt. No üks asi loomulikult on see, et siin on harjavaba mootor. See on, ma ütleks, et saanud standardiks kõikidel uutel akutööriistadel. Aga üks peamisi olulisi asju, need, kes on kasutanud multitööriistu oma elus varem ja kes on neid palju kasutanud, need teavad, et selle tööriista üks siuke suur pahe või halb omadus on see, et ta vibreerib tohutult kõvasti. Et kui sa sellega tükk aega tööd teed, siis ikkagi lõpuks sul käsi väriseb. Siis nüüd on selline uuendus Makital, et neil on nii-öelda värina vaba, vibratsiooni vaba lahendus. Vibratsiooni vaba võib-olla on liialdus, aga põhimõtteliselt, kui nüüd kaks erinevat tööriista panna käima, siis see vahe on, see on juba häälest kuulda, et vahe on suur. Ja kui nüüd käes hoida, siis see on tunda, et see vahe on väga suur. Teeme ka kiire võrdluse. Eelmine mudel. Ja nüüd uus mudel. Et tegelikult ma arvan, et ilma kätte võtmata läbi telepildi te seda vibratsiooni ei tunne, on kuulda, et see erinevus on meeletu. Nüüd, kui me räägime sellest, mida siis selle multitööriistaga teha saab, no see on lõikamise tööriist. Sellega saab lõigata erinevaid materjale. Siia sisse saab panna erinevaid terasi metalli lõikamiseks, plastiku lõikamiseks, loomulikult puidu lõikamiseks. See terade valik on väga suur. On laiemaid terasi, on kitsamaid terasi, on pikemaid terasi, on lühemaid terasi, on terasi, mis lõikavad nii puitu kui metalli, sest üks väga lahe kasutus sellele tööriistal on see, et kui kuskil on vaja ligi pääseda või midagi on vaja ära lammutada ilma, et peaks kirvega või ketsaega kallale minema, on kuskilt midagi vaja läbi lõigata, siis selle õhukese teraga kuskilt liidete vahelt läbi minna, mingi kruvi läbi lõigata on ideaalne. Peitliga sinna ligi ei pääse, ketsae sa lõhud ära, sest et kui seal mingi kruvi ees on ja sa lõhud ära ka kõik need materjalid, mida sa pead lahti lõikama ja nii edasi ja nii edasi. Et selles mõttes võiks öelda teisisõnu, et see on nagu elektriga peitel, ehk et sa saad teha sellega peenikesi sisselõikeid. Ja kui me räägime juba tema peitli omadusest, siis me võtamegi näiteks puidu peal, kui meil on vaja lõigata siia sisse väikene tapp, siis peitliga seda sisse taguma hakata on päris keeruline ja tuleb tunnistada, et ega tegelikult peitel ei ole ka tänapäeval enam paljudele meistrimeestele tuttav tööriist, sest kõik on läinud ju aku ja muu elektrooniliste tööriistade peale ja käsitööriistad nagu käsisaag, haamer ja peitel võib-olla hakkavad jääma natukene võõraks. Seega see peitli kasutus on võõras, aga see tööriist teeb selle peitli töö ideaalselt ära, et mis iganes nurga all ja kuidas on puidu sisse vaja minna, siis see teeb elu lihtsaks. No proovime seda lõikamist ka ja nagu ma ütlesin, siis multitööriistaga lõikamise eelis on see, et sa saad otse materjali sisse minna, sa ei pea kuskilt külje pealt lähenema nagu enamus saagidega.
no ma ütleks, et see lõikab nagu võid. Nüüd, kui me tahame panna mõne teise tera, et teist materjali lõigata, näiteks nagu meil on siin need naelad, siis uutel masinatel on väga super kiirliitesüsteem Starlock, mis on siis saanud tegelikult multitööriistade maailmas üsna selliseks standardiks, mis tähendab seda, et sul on ühe kangi liigutusega võimalik see tera ära vahetada. Ja terade sissepanemisel on veel üks eelis. Nimelt seda tera ei pea panema siia alati külge niimoodi otse. Selle tera võib panna siia ükskõik mis nurga all. Ehk et siis, kui kuskile nurga taga on vaja midagi väikest lõiget teha, siis sa panedki selle tera siia masina külge täpselt selliselt, nagu sul parasjagu vaja on. Ja nagu ma ütlesin, teravahetus käib kiiresti. Proovime, kuidas metalli lõikab. Ja veel üks asi, mida võrrelda siis vanemate mudeli ja selle uuema mudeli vahel on see, et on suurendatud seda võnke ulatust, mis tegelikult tähendab seda, et tema lõike efektiivsus on suurem, et kui pöörded on samad, mis võib-olla eelkäival mudelil, aga võnke pikkus on suurem, siis tegelikult ikkagi see suurendab seda, kui kiiresti sa lõigata saad selle masinaga. Miks see võimalik on? See võimalik on just sellepärast, et meil on siis nii-öelda vibratsioonivaba korpus, vibratsioonivaba lahendus, sest et kui siin seda lahendust ei oleks, siis see pikem võnge tähendaks seda, et see hakkaks käes ju veel rohkem värisema. Nii et üks arendus toetab teist ja teeb erinevad tööd võimalikuks. Üks väga suur ja lahe asi, mis selle tööriista juures on, nagu ma alustasin juttu, et sellega saab midagi kuskilt lahti lõigata või lammutada, on see, et tal on ka terad, mis lõikavad nii puitu kui metalli. Ehk et kui mul on nüüd vaja lõigata materjali, kus on kruvi sees, siis ega väga keeruline on mõnda teist tööriista leida, millega see võimalik on. Tavaliselt juhtub siis see, et mingi ühe saega lähed sellele kruvile lähedale, siis võtad mingi teise tööriista, millega sa üritad seda kruvi lahti saada, siis lõikad seda edasi. See on üks lammutamine, millest jääb väga palju sodi ja väga kole pind järele, samas kus selle tööriistaga saab selle lõike teha väga puhtalt. Puitu lõikab see masin ideaalselt, metalli ka, naelast läks läbi nagu sulavõist, karastatud terasest kruviga, oli natukene rohkem toimetamist, aga lõikamine pole kõik, mis selle masinaga teha saab, on olemas lisatarvikud, millega saab sellest teha ka lihvmasina. Nii et väiksemad lihvimised keerulisemates kohtades ja nurgatagustes ideaalselt tehtavad, lisaks sellele on tal ka tolmuärastussüsteem, nii et ka tolmu sees ei pea tööd tegema. Üks oluline asi veel, kui me räägime nendest teradest, siis kui vanade masinatega oli üsna piiratud see, kui pikk saab see tera olla, siis nüüd selle uue konstruktsiooni ja uue masina puhul on võimalik siia panna pikemaid terasi. Ja terapikkus tähendab seda, et sa saad lõikega minna sügavamale. Esiteks ja teiseks seda, et pikema tera võnge on otsast ka pikem, ehk et see lõike ulatus ja efektiivsus muutub ka suuremaks teatud tööde puhul. Nüüd, kes juba teavad, mis multitööriist on, need on väga tuttavad ka erinevate valikute ja võimalustega, kes endale alles praegust seda tööriista avastavad ja mõtlevad, et just see on arsenalist puudu, siis ma soovitaks algatuseks tarvikute osas võtta sellise komplekti pakendi, kus on sees erinevad terad, saate kohe otsast katsetama hakata ja proovima ja siis lähete juba endale spetsiifilisi terasi ja tarvikuid kauplusest juurde ostma.